proovisin teha sellise, lõige on palju öelda, aga lihtsalt sellise kavandi. Keskele tuleb sihuke tugevdus ja siis tulevad siia sahtlid, siit läheb sisse mul tikkimisrõngas ja siit lähevad sisse paberskeemid. Joonistasin siin mitu varianti, tõenäoliselt ma teen nii, et ta tuleb siia lõpuni lahti ja paberskeemi saab sisse. Ma kujutan ette, kui ta kõik on niimoodi koos, siis see paberskeem ka sealt välja ei kuku. Siis siia tuleb üks volditud ja kroogitud sahtel peale. Sinna sisse tuleb siis mulineede hoidja ja siia kõrvale tuleb selline riba, kuhu saab sisse panna siis nidinaksid või markerid, muud sellised asjad. Ja siia poole ma teen ühe sellise suure tasku, keskelt õmblen kinni ja suure tasku peale planeerin panna sellisel kilestasku. Mõtlesin veel, et teen ühe sellise klapi, kuhu alla ma saan panna nõelad ja siia äkki panen mingid magnetid, vaatan. Ja teisele poole siis tuleb selline sahtel lukuga. Kui keegi vaatab, et miks see kõik nii kortsus on, siis sellepärast, et kortsus on ta mul sellepärast, et see paber kerib niimoodi rulli ja siis ma nägin, kuidas tehakse ateljeedes lõikeid. Kalgapaber, mis rulli läheb, kortsutatakse ära, silutakse enam-vähem sirgeks ja siis ta ei tõmba rulli. Selle põhja peal katsun midagi hakata õmblema. Nii, ma saan aru, et kõigepealt ma hakkan tegema seda nii-öelda kaant, et ma lõikan siis välja siit ühe selle tüki ja jätan igale poole natukene õmblusvaru. Ma jätan 0,5 sentimeetrit, natuke rohkem jätan, alati saab ära lõigata. Ja ta on mul kuidagi viltu siin, ma ei tea, ma panen mustri järgi igastahes paika. Ma tahan, et triibud jooksevad ju õigesti. Nii, välimine detail on valmis. Lõikasin välja siis sellest padjast ikkagi sellise detaili, pildi, mille ma panen siia kaane peale. Õmblen siia kinni praegu. Ja hiljem, kui kogu mapp on valmis, siis ma kaunistan ta sellise paelaga. Või kaunistan teise paelaga. Teine pael on mul selline. Aga mulle tundub, ma ei tea, mõlemad on ilusad. Lihtsalt kui raske on otsustada. Ma jään punase juurde. Ma leidsin endal varudes sellise näritud tüki liimiriiet, aga see on täpselt õige suurusega ja kuigi mul tegelikult ei olnud plaanis siia liimiriiet alla panna, siis aga kuna see tükk mul on olemas, siis ma kasutan ta ära ja koos selle triikimisega saab ta endale liimiriidest põhja. Õmblesin nüüd väikese siksakiga selle pildi siia kinni. Nüüd on põhimõtteliselt mul veel üks töö teha. Panen ta täpselt pooleks. Täpselt pooleks. Ja siia tuleb mul nüüd õmmelda selline pael. Ei tea, kas tal on parem vasakpool ka, tundub, et on. Ja selle paela ma õmblen täpselt siia keskele. Kahelt poolt õmblen kinni, et seest jääb ta tühjaks. See pael on siia nüüd õmmeldud, nüüd ma lõikan siit selle üle jäänud ära ja selle kaane ma panen nüüd kõrvale oma järgmist etappi ootama. Nüüd edasi on mul vaja lõigata veel üks täpselt sama suur detail.
ja seda ma teen sellisest kangast. Tegelikult oleks tahtnud teistpidi, aga ei saa. Aga kui ma tahan, et see muster jääb niipidi, siis ma pean lõikama 2 sellist detaili ja kokku õmblema. Nagu näha, ma ei tee nüüd täpselt, vaid ma teen natukene suuremad. Ja kohe seletan, miks ma teen natuke suuremad teen. Ja siia juurde on mul tarvis sellist voodririiet. Aga enne ma õmblen need 2 tükki kokku. Ma arvan, ma pean nüüd natuke seletama, mis ma teha kavatsen. Et praegu on mul valmis siis nii-öelda see osa. Ja see on nii-öelda selle pealmine pool. Ja nüüd ma hakkan tegema seda osa, mis jääb siia tasku alla, mille ma õmblen siis pärast kokku selle nii-öelda kaanega. Nii, nüüd on mul see lõigatud. Ja siia mapi kaane ja kirjuriide vahele tuleb mul vooder, sellepärast et see mapp tuleb mul pehme. Ja ma teen siis niimoodi, et ma lõikan sellest voodrist välja täpselt sama suure tüki kui see kirjuriie ja õmblen nad omavahel kokku. Ja see sinine pool välja ei jää paistma üldse, välja jääb paistma see pool. See on see vaheriie. Ma hakkan nüüd seda kokku teppima hakkan ma niimoodi mööda neid jooni, mis siin on. Ja alustan ma siis kõige keskmistest. Nii ja lähen üha äärte poole. Aga enne ma arvan, et ma pean natuke triikima seda. 2 esimest õmblust on tehtud ja nüüd ma lähen siit edasi kogu aeg mööda neid diagonaale, kuni kõik on õmmeldud. Teppimine võttis mul ikka väga kaua aega, aga nüüd on see töö mul tehtud ja nüüd ma pean lõikama selle suure tüki. Selle kaane järgi õigesse suurusesse. Ja nüüd on järgmine asi, mis mul on vaja teha, on need suure kaarega taskud. Ja selle jaoks on mul selline kangas. Ja selle jaoks ma lõhun ära oma selle nii-öelda lõike, sest et seda lõiget mul, vajadusele ma saan ta pärast uuesti kokku leppida, aga üldiselt ma arvan, et ei ole teda vaja. See on üks tasku. Ja teine tasku tuleb siit. Lõikan siis välja. Issand, kui ilus riie see on. Kas mul on pärast ka oluline, mis pidi need roosid on, nad on vist igati pidi, et ei ole oluline. Mul on ka tarvis neid raskusi. Me peaks nööpnõltega kinnitama neid kogu aeg. Siia väga ei ole mul vaja tegelikult. Natukene jätan. Jätan rohkem, pärast saab ära lõigata.
üles ei ole mul üldse vaja õmblusvaru. Üks tasku. Ja sellele taskule on tarvis ka voodrit. Vahet ei ole, mis värvid on, ta näha ei jää. Normaalne. Esmaabi on antud ja kinni panin siis sellepärast, et kuskile plekk ei jääks. Perest tühjaks ei jookse. Üks tasku on olemas, neid ma kinni omavahel ei õmble. Võtame teise tasku ette. Teeks nii, et ei mängis kilplast ja lõikaks koos välja. Ega siit tuleb välja või ei tule? Kui ma nüüd hästi mõtlen, siis siia alla mul seda ei ole vaja õmblusest alates, aga okei. Ja siia ei tule üldse õmblusvaru. Ma otsustasin ikkagi õmblusvaru alt ära lõigata selle vatiini. Siit ma õmblen nad 2 kokku, sinna alla ei ole vatiini vaja. See on õmblusvaru, teisel lõikan ka. Kindlasti seda niimoodi tegelikult ei tehta. Aga hetkel mul mingit lihtsamat ideed pähe ei tulnud. Ettevaatlikult, et siit peaks nüüd kokku õmblema. Muidugi õmbluseb teisele poole. Ja sellepärast ma ei muretse. Sellepärast siia peale on mul ostetud veel üks riba, et siit ma katan kinni pärast. Nii, kas ma olen kõik asjad õigesti teinud? Ja võin kokku siit tõmmelda. Tahtsin siit juba kinni õmmelda need 2 poolt ja siis sain aru, et ma ei saa seda teha, sellepärast et ma pean ennem ta ära kantima. Ma võtangi ta täitsa lahti siit ja siis ma saan siit kokku õmmelda, et see kant läheb siia õmbuse vahele. Ja kante on mul valida praegu 2 peenemaid kante. On heleroheline ja selline vanaroosa. Ja loomulikult vanaroosa meeldib mulle rohkem, sest see heleroheline on heleroheline. Aga õnnetuseks ma ostsin seda kanti nii vähe, et ma ei ole kindel, kas mul jagub teda. Nii. Ja siit peab jaguma lõpuni. Tegelikult jagub täitsa. Aga siis ma võiks teda juurde osta, sellepärast ta meeldib mulle. Ja mul on veel teda tarvis. Ja muidugi ei mäleta, kust poest ma teda ostsin. Küllap tuleb meelde. Minu sisemised taskud on nüüd kanditud ja kante ära pressitud. Teiselt poolt näeb ta nii välja, seda teist poolt keegi kunagi midagi nägema ei hakka. Ei ole traageldatud on alles. Sisemised taskud on mul ära kanditud ja kant on siis selline vanaroosa. Ja vahepeal tegin ma siis sellise asja, et ma õmblesin oma 2 tasku poolt kokku siit keskelt. Ja siis juhtus selline asi, et ma olin märkinud selle õmblusjoone sellise pliiatsiga, kus otsas on ratas ja sees on pulber. Ja ma avastasin, et lihtsalt pühkides see pulber ära ei tule. Ja loomulikult läksin ma pesema seda kõike siit otsast. Pesin ma siis siit äärest niimoodi. Ja mis juhtus see, et see puuvillane kangas loomulikult tõmbas kokku pesus. Nii palju. See ei ole selles mõttes väga suur probleem, et kui ma seda mapi lõiget tegin, siis ma arvestasin A4, et mul läheks A4 paber siia sisse, et isegi kui ma siit nüüd ära lõikan,
mahub see A4 mulle siia ikka sisse, et väga suur probleem ei ole, aga lihtsalt see asi ikkagi, et enne õmblemist tuleks kõik kangad läbi pesta, minu viga, aga õpime sellest. Järgmine kord olen targem. Mul on siis selline lõige siin. Ma lõikan selle lõike nüüd veel kord väiksemaks ja ma lõikan ta lahti siit, sest siia kohta tuleb mul peale mõeldav tasku. Muideks neid lõiketükke ma ära ei viska, et ma pärast teebiga panen kokku tagasi lõike. Ma lihtsalt olen nii kokkuhoidlik, ma ei hakka iga asja jaoks eraldi lõiget tegema. See on siin keskjoon. Siia tuleb kant siiani. Niimoodi. Siit edasi tuleb tasku. Tasku tuleb nii pikk, et ta tuleb mõlemalt poolt väliskandi alla. Siia tuleb ja lõikan ma välja siis ta sellisest lillast riidest. Ja ma tükk aega mõtlesin, kuidas ma lahendan seda, et mis järjekorras või kuidas ma teen. Siis ma mõtlesin, ma teen 2 pikkust. Murran siit pooleks, triigin ära. Ja nüüd ma lähen triigin ta ilusti pooleks. Tegin siia nüüd sisse mõned voldid. Siia ma ajan nüüd kummi sisse või kõigepealt siia ma nüüd õmblen tunneli kummi jaoks. Need pressin ma maha siit ja selle ma õmblen siis siia kinni. Tegin ma ära nüüd sellise asja, et ma siit 1 sentimeetri kauguselt õmblesin tunneli. Ja nüüd ma üritan siia kummi sisse ajada. Mul on olemas tunneli nõel, aga seekord ma teen seda tavalise haaknõelaga. Nii, kumm on sees. Panin paari pistega kinni ja ma mõtlesin sellist asja, et kuna see õmblus läheb pärast siia kandi vahele, ma jätan selle kummi praegu nii nagu ta on ja kui ma olen kõik kinnitanud ja ma hakkan kanti õmblema, siis ma tõmban seda kummi nii palju pingvule, kui mul vaja on, et esialgu lasta olla niimoodi. Ma arvan, et ma peaksin selle siia kinni traageldama.